Hakkame siis pihta. Pihta. Ja, ma ei tea, kui me vaatame sinna vaatame. Tere taas Algoritmi kuulama, eetris on meie 289 episood ja täna meil jälle natuke teistsugune episood, sest me oleme tahaks öelda värskelt valminud Wise'i kontoris, aga ega ta nüüd nii värskelt valminud enam ei ole. Ja räägime siis sellest, et milline on üks moodne tarkvaraarenduskontor aastal 2025. Meil on siin täna 2 külalist, kes siis ühelt poolt oskavad rääkida Wise'i kontorist ja teiselt poolt Nortali kontorist, mis parasjagu on just pulkadeni lahti lõhutud ja korralikus nagu renoveerimises, et kus see töö on alles pooleli. Ja mõtleme siis, et mida siis teised võiksid oodata ühest kontorist. Nii et ma ei saa öelda tere tulemast ka, seda ka, et aitäh, et meid vastu võitsite. Saame siis tuttavaks ka, et alustame äkki Kärt sinust. Mina olen Kärt, mina olen Nortalist ja siin Wise'i kontoris külas. Ja meie oleme Nortalis just alustanud renoveerimise protsessi. Umbes täpselt 6 aega on tööd käinud. Loodetavasti nii 4, 5, 6 kuud läheb veel. Täna näemegi kõige sellist inetumat faasi kogu selle protsessi juures ehk et käsil on suur lammutus, aga ilus visioon on silme ees ja loodame siis, et võib-olla poole aasta pärast saame juba meie kontori sellises podcasti ruumis mingi järgmise osa salvestada. Siis teeme järgmise kindlasti. Tere, mina olen siis Liis. Mina olen selle kontori siin põhimõtteliselt ehitanud, Wise'i projekti juht. Ja ma tahaks öelda, et meil läks ka niimoodi, et 6 kuud ja naksti valmis. Et Wise'il oli see suur rõõm ehitada see kontor täiesti nullist. Et siis kui me alustasime, olid siin paekivi seinad ja muldpõrand. Ja nüüd me oleme siin 5. korrusel selles muusikaruumis, nii et tere tulemast teile. Nii, aga hakkame siis sealt pihta, et me oleme hetkel muusikaruumis, kas ma tean, et Pipedrive'is oli ka muusikaruum, muusikatuba. Oli küll, jah. Kas see on nüüd mingi järgmine norm, et igas moodsas kontoris peab olema muusikatuba ja miks te selle ehitasite? No tegelikult võiks ju olla. Aga me ehitasime selle jaoks, et meil on nii palju töötajaid erinevate huvidega, meil on Tallinnas üle 2200 töötaja ja kuna palju on välismaalt, siis me üritame toetada ikka seda ka, et tekiks siuke kommuuni tunne ja paljud töötajad on ka tööväliselt omavahel sõpradeks saanud, neil on ühised huvid ja meil on see võimalus pakkuda neile kohti, kus oma hobidega koos tegeleda. Nii et päevasel ajal on see selline tore tuba, kus me saame koosolekuid ja podcast'e näiteks teha ja siis õhtuti, öösiti muutub see siis bänditoaks, kus töötajad saavad koos musitseerida. Et meil on päris palju selliseid gruppe, kes siin käivad koos musitseerimas ja osades neist on isegi töötajad, kes enam kahjuks Wise'is ei tööta, aga ikkagi on see siuke kommuuni tunnetus ja sõprus tekkinud. Et on nii hea stuudio, et siin saab käia niisama käes. Peaks juba nagu stuudio rentima välja, vaata. See on väga populaarne ja nii, et meil kahjuks ei ole enam seda capacity't, et siia veel välja rentima hakata. Ma tean, et Nortal võttis selle suuna, et teha hoopis selline podcasti tuba või selline konverentsi esinemistuba on ju, et just, ma arvan, et nüüd kaasaegses kontoris ilma sellise funktsioonita enam ei saagi, nii et meil tuleb neid 3 või 4, ma nüüd täpselt enam ei mäletagi. Lausa nimases. Jah. Kui suur Wise täna on? Ma viimaseid numbreid vist ei tea. Meil on globaalselt üle 6000 töötaja tänaseks. Mis tähendab, et ka sellised all handsid, sellised asjad on kõik kuskil online'is? All handsi all pead silmas siis tiimikõnesid ja selliseid suuremaid üksi üle-ettevõttelisi asju. Ja neid meil on suhteliselt tihti, aga ja Tallinnas ka, kuna meil on nii palju töötajaid ja ikkagi see on ka üks koht, kus me saame kõik kokku tulla, siis meil on tegelikult majas 1. korrusel päris suur event space läbi 2 korruse, kus saab nii seal sees olla, kui ka saab rõdudelt seda vaadata, et
me ikka üritame nii palju kui võimalik tulla füüsiliselt kokku, aga jah, on ka online'is ja meie erinevates kontorites on kõigis siuksed suured event space'id, kus siis inimesed tulevad kokku ja siis videosilla vahendusel saame kõik. Et seal on nagu see ülekande võimalus ka, et teised saavad siis koos vaadata seda. Jaa, just. Ja meil on erinevad hostid erinevates lokatsioonides pidevalt vahetuvad, et see on siuke... Palju teil näiteks siin selles kõige suuremasse space'i mahub korraga inimesi? Meil mahub 250 siin meie ruumi, aga siis ongi veel seal lisaks rõdud, et sinna ka veel nii palju kui pressib. Ja siis ma mäletan, et sama, et oli Pipedrive'il on see üldala või siis see all hands ala, mis seal all on, et see ei ole tegelikult kuigi suur, aga just täpselt need telekad on üleval, et sul on nagu puldist kohe saad videosilla teha, eks ole, et see ikkagi oli suhteliselt nagu tähtis vähemalt. Ja. Lisaks tegelikult sellele event space'ile meil teistel korrustel või suuremates köögialades või sellistes common areates on ka veel suured ekraanid, kuhu ka kuvatakse seda, mis siis event space'is toimub, et tegelikult kõik ei pea otseselt seal olema, kui ei mahu, et saab teistes kontori osades ka nii pool füüsiliselt olla siis kohal. Ma võib-olla lihtsalt natukene jätkan selle auditooriumi või event space'i, see on väga hea sõna, võib-olla isegi võtame endale kasutusele, et me veel ei ole seda ala kuidagi veel ära nimetanud, sest valmis ta ka veel ei ole. See on kõige raskem osa, kuidas nimetada koosolekuruume. Ja, just. Aga kuna Nortal on vägagi remote first ettevõte, siis me peame hästi palju panustama sellesse, kuidas me siis neid inimesi mingi aja tagant kokku saame, ehk et kaasaegses kontoris kindlasti peab olema üks selline koht, tuumik, kuhu siis inimesed saavad aegalt kokku tulla, nii et ka meie loome sellise event space'i. Meil on terve korrus selleks. Meil on praktiliselt terve korrus selleks ja ehk et annab võimalus oma töötajatel meeldivat aega veeta, koosolekutel käia, kui ka siis suuremaid delegatsioone vastu võtta. Et meil on muusikatoad, event space'id, ma juba kuulsin, et siin on jõusaalid, köögid, ilmselt kõik see on nagu selline standard asi, aga kas tuli ka mingi selline palve nagu töötajatelt, mille peale nagu kohe ei tulnudki, et ma tean, et mõlema puhul see protsess sisaldas seda, et küsiti ikka töötajate käest ka, et millist kontorit te tahate, et mis siin olla võiks. Ma arvan, et hästi tegelikult nagu ootuslikult tuli selline soov, et inimesed tahavad Zen-ruumi, kus vajadusel ka näiteks palvetada või lihtsalt päeva jooksul visata pikali ja tukastada. Et sellist funktsiooni meil varem meil ei olnud, me oleme mõelnud selle peale ja kuidagi hästi palju tuli seda sisendit, et see on see, mida soovitakse. Ma kuulsin ka teistsugust palvet, et seda teistmoodi Zen-ruumi oleks vaja, et kus siis on see boksikott, kuhu saad neid erinevaid nägusid peale kleepida, et väljaelamistuba peab ka ikkagi ühest toast sa nagu hingad sisse, teises see turikad ja klaasist esemid. Hingad sisse, teises välja, ja meil on ka boksikott, nägusid seal minu teada veel peal ei ole, ma pole ammu kontrollinud. Aga meil on sama, meil on natukene need ruumid küll eraldatud selle inimeste hulga tõttu, aga samamoodi meil on palvetuba, kus on arvestatud erinevate uskumustega, et see sobiks võimalikult laiale grupile inimestele ja siis meil on näiteks wellness area on eraldi, kus on pikali viskamiseks siuksed natukene eraldatud kohad, siis meil on 2 ruumi massaažide jaoks ja siis meil on mõned massaažitoolid ka, mida ma kogemata proovisin ja mis on uus avastus mu elus, ma tahaks seal iga päev käia. Aga ma ei tea isegi kust nagu pihta hakata kõigiga, mis toad meil on, jõusaal, nagu sa mainisid, eks ole, saun on alati algusest peale Wise'i kontorites olnud, see on selline asi, mida me üritame globaalselt ka nagu teistesse. Üldse Eesti startupides on nagu sul ikkagi sauna ei ole, see ei ole kõige kontor nagu. Ja siis selle kontori siuke uus lisandus saunale on ka jacuzzi, mis meil on terrassil. Ja 10 kööki on meil kokku. Nii et ja kõigis köökides me oleme üritanud natukene erinevaks ka
asju muuta, et meil on näiteks erinevad kohvid erinevates automaatides, et oleks võimalikult laiale maitsele, siis kuna Boltis oli kokamasin, siis me ei saanud enam kauem põigelda sellest eemale, nii et meil on nüüd kokamasin ka. Ja tegelikult üks hästi tähtis asi, mida inimesed soovisid ja mida väga palju kasutatakse ka, on vaiksed töötamisalad. Et meil on 2 eraldi sellist ala, kus ongi ühtegi kõne ei võeta vastu, ühtegi koosolekut ei tehta, et ongi täielikus vaikuses fookus töö jaoks tehtud. Ma kindlasti unustasin umbes 7 ruumi ära, aga need on põhilised. Mulle tundub ka, et see nagu töötsoonide tekitamine on ka asi, mis peab sellises moodsas kontoris olema, et on vaikne töö, individuaalne töö, meeskonnatöö, suuremad tiimialad, et kõik sellised funktsioonid peavad olema ja nende vahel peab olema ka hästi lihtne ja mugav niimoodi liikuda. Ühe päeva jooksul see võib olla 4 erinevat vajadust. Aga mis oli näiteks kõige siis nagu metsikum idee, mis on siis töötajatelt tulnud, mida tahetakse? Võib-olla siis nagu... Aga mis tegemata? Mis tegemata lihtsalt sellepärast... Ma ei taha sinna minna isegi, ma ei taha kellegile ideid anda. Ma ütlen, on... Selles mõttes ma saan aru, et üritatakse, ikka on soovitud näiteks padeliväljakuid, õnneks me oleme sellises asukohas, kuhu siia ümber järjest nüüd tekib selliseid asju, võrkpalliväljakuid, ujulaid, you name it, seda on minu käest tõenäoliselt küsitud. Aga ma arvan, et me lõpuks saime kokku siia sellised olulisemad asjad, mis teevad töötajate elu natukene lõbusamaks ja natukene mugavamaks, et ma arvan, et me jäime mõistlikkuse piiridesse. Kahju. Oleks just tahtnud kuulda midagi sükest näha, et mis asi see nüüd on, et mida inimesed välja mõtlevad, ootavad nagu. Niimoodi pooledi naljaga öeldud ka, meil ka ikkagi Liumäge võiks ju teha 4. esimesele basseinis. See oleks lahe, ma tean seda tuletõrje toru, seda taheti ka, et saaks 4. alla lasta juba otsa. Ei tule. Ei tule, kahjuks ei tule. Tööohutuse vaatepunktist oleks ju kindlasti suurepärane idee. Okei, mis olid võib-olla sellised asjad, mis päringud, mis tulid sisse, mille peale nagu kohe ei osanud mõelda, aga siis läks nagu tuluka põlema, et see oli nagu päris hea, et seda me peame tegema. Teil on see ehitus praegu pooleli, ma pean natukene neid on juba raske meenutada. Mina tean, mul on üks sõber Vaisis, kes ütles, et väga popid pidid olema need timitavad tuled. Et sul ei ole kontori valgus, ei ole lihtsalt klõps sisse, klõps välja, vaid vastavalt siis saad nagu natukene sättida seda asja. Ega vist enam teistsuguseid ei panda ka. Nii et selles mõttes mulle tundub, et see juba on osa sellisest standardpaketist. Ehk et see, et sul on timmerdatavad valgused üleüldse, et valgus on kvaliteetne ja sinna juurde siis kõik see, et sul on õhk kvaliteetne ja CO2 andurid on sul seintel, mis näitavad, et kõik on veel hästi ja et ruumid on helikindlad, on kõik sellised. Ma arvan, see ei ole isegi põhjendatud kõrge ootus, vaid et see peabki tänapäeval juba nii olema. Aga näiteks valguse osas, et kas see oli nagu eraldi ka kuskil kirjas, ütleme, et kui pannakse lihtsalt nagu pirnid ja valgustused lakke, eks ole, et nad oleks sellised, mis kaameras ei vilguks näiteks? Just, see oli küll midagi, mis tuli arendatud, et ei peegeldaks näiteks kuvarekraanit vastu, ei osanud ise selle tähelepanu pöörata. Sest et näiteks kui teed videokõnet või salvestust kaameraga, et kui see valguse sagedus on nagu vale, eks ole, siis sul tuba hakkab vilkuma nagu põhimõtteliselt selja taga. Et võib samamoodi nagu mõjutada tegelikult. Just, aga siis sa timmerdad selle endale paika ja läheb. Aga mulle väga meeldib, et sul oli paremini teada see, mida meilt küsiti, aga tegelikult see tõesti oli üks suuremaid asju, mis meil vanas kontoris oli selline, et vajab parandamist ja nüüd, kui me tulime siia, me saime selle õigesti teha ja ma tundsin ennast rahvakangelasena, kui ma sain lõpuks töötajatele näidata, kuidas nüüd kõigil töötajatel on oma laua kohal lamp, mida nad saavad ise reguleerida täpselt vastavalt sellele, kuidas nemad tahavad töötada. Et isegi nagu see tsoonid on olemas, et kui sul on suur tuba, et siis ei ole, et kas kõik on sama valge või sama pime. Iga lauavalgus on eraldi reguleeritav, nii et see oli suur töövõit.
kunagi, kui meil oli vist äkki Tartu kontoris oli ka mingi teema, siis arendajad pidasid hästi positiivseks, et Tartu kontoris käivad aknad lahti. Et see oli nagu, et see hea õhk ja õhukvaliteet, ma ei tea, kas Wise'il käivad aknad lahti või on lihtsalt nagu pandud maksraha ventilatsiooni, et seda siis ei ole vaja aknad lahti teha. Kas siis ma nimetaks seda maksrahaks, aga meie ventilatsioon on tõepoolest suurepäraselt projekteeritud. Meie üks kriteeriume oli ka see, et siis kui me hakkasime seda maja üldse projekteerima ja see eelis, et me saime seda teha, oli see, et me saaksime siia kõik kokku tulla, et kui meil ongi suuremad üritused, et siis teistest kohtadest, kui tulevad inimesed, et me saaksime ikkagi olla turvaliselt ja kvaliteetselt siin selles samas ruumis. Ja kui tavaliselt on kontorihooned projekteeritud niimoodi, et kuskil 10-12 ruutmeetrit inimese kohta, siis selle maja me tegime supervõimsaks ja meil on 6 ruutmeetrit inimese kohta, kes saavad õhku, kes pääsevad siit turvaliselt välja, kui midagi peaks juhtuma. Et kogu see maja on selles mõttes väga võimas, et suudab kokku 4000 pluss inimest kanda. Et õhku on, aknad küll lahti ei käi, meil on osad terrassid, kus saab käia, aga õhku on nii, mis mühiseb. Tunda on. Aknad ei saa olema lahti käivad puhtalt sellepärast, et vana maja seab ikkagi omad piirangud ja natukene tuleb muinsuskaitse ka mängu, nii et aknad küll vahetatakse välja, aga jäävad suletuks, aga investeerime siis ventilatsiooni. Selle ma saan tänapäeval ikka lahti käivate akendega on oma teema, et sealt tuleb ju hapniku juurde, kui on tulekahju ja et juba see on nagu suurtes majades probleem, eks. Ega need aknad ei kipu kinni ka minema enda järelt. Jaa, ka sellega on seal Tartu kontoris olnud nagu teemas, et palun sulgege õhtul lahkudes aknad. Et ühesõnaga, kui siin koosolekut pidada, siis pärast 2-tunnist koosolekut paljude inimestega ei tunne, et tahaks nagu magama minna. Loodetavasti mitte. Eks sa saad öelda tunni aja pärast, kas sa tahad magama minna või taha või oli nii igav jutt? Ikkagi jah, et on olnud koosolekuruume, eks ole, kus see balanss on natuke nagu paigast ära, et sa saad aru, et veidike läheb nagu selliseks võimasemaks. See on hea, kui on korras. Aga sa rääkisid sellest, et kõik need 10 kööki nagu erinevat, kas seal on mingisugune mingi muu nagu tagamõte ka, et kui ainult see, et proovime pakkuda võimalikult laia siis nagu spektrit maitseid nagu rahuldada, et erinevad kohvid, erinevad asjad, aga see natuke soodustab seda inimeste liikumist võib-olla läbi suure maja, et siis sa saad teada ka rohkematest inimestest, kes ei ole nagu sinu enda kontoris nagu. Just, et kui su lemmikjook on ikka külmas 4. korrusel, siis paneb inimesi liikuma, paneb inimesi kohtuma, aga meil on natukene see kõik on kokku siuke suurem pilt, et paar aastat tagasi Wise tegi rebrandingu ja me oleme seda sama uut julget värvilist brändi nüüd toonud meie uutesse kontoritesse ka ja mõte kogu selle kontori taga oli going places ehk siis me oleme arvestanud erinevate kultuuridega, kuna meil on inimesed siin nii mitmekesised, siis me üritasime seda kontoriruumi sisse ka tuua, et meil on kogu kontor jooksvalt erinevate kultuuridega läbi imbunud ja seda me ei ole üritanud tuua ainult nagu värvides ja mingites lahendustes, nagu visuaalsetes lahendustes sisse, vaid ka selles, mida me kontoris siis pakume. Väga kest. See tundub väga lahe kontseptsioon. Ma tean, et meie kontoris oli nagu tükk aega tagasi oli pigem just see stabiilsuse teema, et inimesed hakkasid kurtma, et see kohvi seal 3. korruse köögis ei ole nagu samasugune, mis seal esimeses, et tahaks nagu. Just, kuigi tegelikult olid täpselt samad, aga see selleks. Aga meie just vastupidiselt, meil on ka oluliselt väiksem hoone ja oluliselt vähem inimesi. Meie just mitme köögi asemel nüüd loome ühe suure, et need inimesed, kes siis kontorisse on kokku tulnud, et nad igal juhul saaksid siis omavahel ka päriselt seal kui kuskil vajan mitte, siis kohvimasina ja ikka saad kokku. Põhiköök on ka nagu või nad on nagu pigem ikkagi sarnased, et
Esimesel korrusel on selles suhtes kõige suurem köök, et see ongi seal event space'i kõrval, et kui on suuremad üritused, et siis saab kõik need ruumid nagu ühendada ja tuua rohkem rahvast sinna kokku, aga paraku kõik ei mahu ühte kööki ära, selleks on meil 10, aga me oleme üldse selle kontori voolavuse mõttes ja see, et kust inimesed kõnnivad, kust on kõige kiiremad teed, et tekitada neid kohti, kus nad kohtuvadki täpselt samamoodi. Et meil on näiteks väga siuksed elavad ja värvilised liftlovid, mis on täpselt iga korruse keskel. Nii et kui inimesed liiguvad ühelt poolt teisel poole, siis see on siuke ülihea kohtumiskoht ja ma olen väga palju näinud ka, kuidas inimesed jäävad siis sinna istuma ja tööd tegema ja arutama, et see on jah hästi oluline, et kuidas inimesed tegelikult päriselt liiguvad, et nad kohtuks ikka mujal kui vetsujärjekorras või kohvijärjekorras. No see liikumine on väga huvitav, et see kontor on nii suur, ma saan aru, et siin on vaja juba koosolekuruumide jaoks eraldi siis viitasid, et mine sinna poole, et jõuda siis mitte lihtsalt ei ole ukse peal see silt, vaid peavad juba eelnevalt olema üle. Nagu lennujaamas. Nagu lennujaamas, et peab 5 minutit ruumi, et saab planeerida enda jalas. Et kas see oli päriselt vajalik või see oli siis selline asi, et võib-olla siis paneme viidad ka, et see kindlasti ei olnud, et võib-olla paneme viidad, ma arvan, et selle kogu viidanduse läbimõtlemine võttis meil umbes aasta kokku ja ikka oli see, et nädal enne avamist me avastasime, et niimoodi võib-olla ei ole kõige lihtsam selle viide järgi minna. Aga tegelikult seal on lausa 2 kihti, et ühed ongi need füüsilised viidad, mis siis nagu visuaalselt näitavad sulle kohe, kus pool mis koosolekuruumid on või mis iganes muud ruumid siin majas, aga meil on majas ka 16 sellist digitaalset kioskit, nagu kui kaubanduskeskustes käite ja siis saate trükkida sisse oma poe nime, kuhu te tahate minna, et meil on samamoodi, sa saad trükkida sisse kas oma tiimi nime või koosolekuruumi, kuhu sul on vaja minna ja siis ta näitab kenasti sulle trajektoori, kuidas sinna jõuda. Kui ära eksid, siis saad tagasi enda tuppa. Siis lõpuks leiad üles ja see oli üks asi, mille pärast me väga muretsesime, sest see maja on suhteliselt keeruline, kui sul järsku 2000 inimest siia tulevad, kellel pole aimugi, kuhu nad lähevad. Aga meie üllatuseks tundub, et viidandus töötab või ma ei tea, kas ma peaks ütlema, et see mu üllatuseks on, me tõesti panime sellesse väga palju tööd sisse. Minu sõber on öelnud, et tema on ära eksinud. On või? No näed. Nüüd viitasid ikkagi. Natukene on ruumi nagu paranemiseks. Okei, siis see ei ole minuni jõudnud, võib-olla väga palju inimesi ära eksinud, aga nad lihtsalt ekslevad kuskil, nad ei ole minuni jõudnud, aga üldiselt tundub, et see viidandus on töötanud ja inimesed jõuavad oma koosolekutele ja leiavad. Ma pean ütlema, et jällegi, et meenutas seda Pipedrive'i kontorit, eks ole, et seal on samamoodi, seal on ju 8 siis korrust, kus inimesed saad käia ja on ikka keeruline küll, kui sul on nii palju meeting ruume, sa mõtled, kuhu ma minema pean. Ja siis ukse peal oli ka, et enne kui sisse astud oli vähemalt suuld, vähemalt pool oli näha, kuhu sa minema pead. Isegi meie oma 4 korruse peale ikkagi paneme rõhku ka sellele korrektsele viidandusele. Et ka need inimesed, kes harva käivad kontoris ja just kui võiksid tunda oma 4 korrust siiski. Sama on ju ka, et palju on ju külalisi, eks ole, teistest kontoritest tulevad inimesed, kellel pole õrna aimu, mis toimub, eks ole. See on igal juhul tänapäeval ikkagi, ma arvan, et väga hea lahendus, hea lihtne lahendus. Kui me koosolekuruume juba mainisime, et kaevaks võib-olla sinna veel, et seal on ka ju nagu võimalusi seda asja disainida väga mitut moodi, et suured ruumid, väiksed ruumid, videovõimekusega, mitte erinevad kujundused sinna sisse, et kas, ma tean, et ka meil olid ja ka nüüd tulevad, eks ole, veel eriti turvalised koosolekuruumid, kus siis on, ma ei tea, räägi sellest võib-olla lähemalt. Mis tähendab turvaline koosolekuruum? Mida sa mõtled selle, kas sa mõtled helikindluse seisukohast või mida sa mõtled turvalisuse? Ma nägin, seal oli nagu midagi, ilmselt see on, kui sa tahad mingit eriti kaitseteemalist mingit koosolekut pidada, et siis viid inimesed sinna, et siis on nagu keegi ei saa sind pealt kuulata. Okei, sa räägid riigisaladusruumist, me räägime natuke erinevatest asjadest. See on koosolekuruum. See ei ole koosolekuruum, just see on lihtsalt veel eraldiseisev teema, aga koosolekuruumide koha pealt, kõigepealt jah, see oli selline paras
ajuharjutus, et aru saada, mida meil siis päriselt täpselt vaja on. Et me teadsime, et meil on kõigest puudus, inimesi on kontoris küll vähe, aga koosolekuruume on veel vähem. Ja siis sellise pika analüüsi tulemusel me saime enda jaoks pildi selgeks, missuguse funktsiooniga ruume meil kõige rohkem vaja on. Ja see on 1-2, maksimaalselt 3 inimese ruumide järgi on kõige suurem vajadus, sest enamasti alati keegi tiimist on ikka kusagil Teamsi vahendusel. Ja me märkasime varasemalt, et hästi tihti kasutati 10 inimese ruumi 1 inimese poolt. Ehk et me tegime selles mõttes ruumide osas hästi suure reha, et suure ruume vähemaks, väikseid ruume juurde ja iga ruum peab olema siis videovõimekusega kindlasti. Aga kuidas te selle infoni jõudsite, et teil selliseid ruume vaja on? Me jälgisime oma inimesi, me küsisime, me vaatasime reaalselt ruumide täituvust. Kärt istus seal nurgas koosolekuruumis ja vaatas. Klaasi taga, tegin märkmeid. Aga sai ka seda tehtud ja käisime ka küla pealt uurimas, mida teised teevad, et mis see selline nagu uus standard on inimeste suhe versus siis meeting-ruumide suhe. Täna nagu kaugtöö kontekstis on kuidagi ka mina tunnen kontoris vahel, et on perioodi, kus kõik koosolekuruumid on täis, sest mingid inimesed, hästi palju inimesi on otsustanud kontorisse tulla ja siis on nagu teised perioodid, kus kõik on tühi kogu aeg. Et kuidas te nagu selle tasakaalu saavutasite, et kui sa ütlesid ka, et see maja siin mahutab nagu 4000 inimest, siis on ka ilmselt neid perioodi, kus tõesti kõik koosolekuruumid on täis. Ja kui kööki on 10, siis mitu koosolekuruumi on? Koosolekuruumide hulga osas ma jään sulle selle vastuse praegu võlgu. Ma teadsin seda siis, kui me avasime. Nüüd ma olen vahepeal ära unustanud, aga jah, selles mõttes suures plaanis saada seda õigesti niimoodi, et kõiki koosolekutubasid kasutatakse 8 tundi päevas ja keegi ei tunne, et oleks puudu. See on võimatu ülesanne, selle aja osas ma olen ammu alla andnud, aga samamoodi on meil see kogemus, et jah, et kui on suured ruumid, siis see lõpeb niimoodi, et seal on 1-2 inimese koosolekud, et me pidasime ka väga palju neid vestlusi, et kuidas erinevad tiimid töötavad, kui palju neil on koosolekuid, kui suured on need koosolekud, kellega on need koosolekud. Kogusime igasugust huvitavat datat selle kohta ja samamoodi jah, et siuksed, ütleme 4 inimese koosolekuruum on siuke päris ideaalne suurus, aga selles suhtes, et kuidas tekitada seda tunnet, et ei ole puudu, aga samas ei seisaks tühjalt, kui me numbreid vaatame, on see, et me siin majas lõime hästi palju selliseid koostööalasid, mis ei ole just kui koosolekuruumid, aga kus sa saadki näiteks, kui ei ole konfidentsiaalne info, sa saad kuskile kas kööginurka istuda maha mõnda teise huvitavasse värvilisse soppi, et seda kultuuri natukene muuta, et sul ei ole kõige jaoks tegelikult koosolekutuba vaja, et kui ongi tahad tiimiga kähku midagi arutada, sa ei pea selleks tuba bookima, sa saad minna kuskile kõrge laua äärde, tõmmata kardina ette, seal rääkida kähku ära. Nii-öelda puhverala on ju. Just, et pannagi inimesi ruumi teistmoodi kasutama ja seda harjumust muuta, et ei tunduks, et kogu aeg peab koosolekuruumis istuma. Ja ma ei taha öelda, et jälle üllatuseks, rõõmuks olen ma näinud, et siin tõesti kasutatakse neid alasid, et raske hinnata, kas sellepärast, et koosolekutuba pole ja nad on sunnitud seda tegema, aga inimesed on jah, nendes avatud alades teevad koosolekuid sealt, sama too tiimiga kokku, räägivad niisama, et see on väga lahe näha, et meie kontorid kasutatakse nii, nagu mu peas oli mõte, et nad peaksid seda tegema. Kui palju et ühes nii suures firmas on ilmselt nagu tiimide arv on ka omajagu suur, on ju, et kui palju läks auru selle peale, et mis tiim kuhu läheb, sest et see tiimide paigutus ju erinevatel korrustel, tiimide omavahelised seosed, nende suurused, draamad, kes tahab vaadet, kes tahab rohkem vaadet saada. Kõik tahavad vaadet saada, kõik tahavad päikest saada. Varasemalt ongi kontoritiim kogu aeg tegelenud sellega, et me üritasime alati neid pusletükke kokku panna. Seekord me tegime täiesti geniaalse lükke ja me võtsime kõigi funktsioonide juhid kokku
kes omavahel saavad aru, kuidas nende tiimid kõige paremini töötavad, kui palju nende tiimid käivad kontoris, kui palju nende tiimid võiksid käia kontoris ja tegelikult nende abiga suuresti me saime need suuremad funktsioonid paika ja siis nende funktsioonide sees tiimid ise jaotasid omavahel selle ära. Et me andsime neile selle ownership'i ja ma ütleks, et see on nagu kõige paremini toiminud meie valitud lahendustest, mida me oleme varasemalt teinud. Et kui andagi neile see võim endale valida, kus nad tahavad olla ja omavahel leppida kokku, siis see on nagu see printsiip, et inimesed hakkavad ise organiseerima, kui keegi ei organiseeri neid, et see juhtub nagu iseenesest. Ma vaatasin, enne tänast ma vaatasin ka seda ühte mingit hästi suure Google'i kontori tutvustavat videot ja seal oli siis täitsa kohe lõik oli sellest, kus näidati, et näed, sa saad seda lauda keerata nagu 90 kraadi, kui sa tahad. See tundus minu jaoks nagu nii naljakas, et see on nagu selline hästi nagu basic asi, aga et see, et me laseme nagu tiimidel siis ruumi jaotust ise nagu organiseerida, et see on juba natuke nagu siuke innovaatilisem nagu next level asi sellest, et sa saad ise oma lauda keerata. Ma kujutan, et mingid piirangud nagu jäävad, et tavaliselt on nagu voolujuhtmed ja mingid võrgujuhtmed on ega päris suvalist kohast võib-olla ei tule välja. Ja, et nad nagu ringi päris möbleerida ei saanud, aga selles mõttes nad saidki vaadata neid erinevaid alasid ja valida, mis neile kõige paremini sobib. Aga mulle tundub ka, et see tiimialade väljavalimine on olnud võib-olla kõige suurem selline valupunkt üldse kogu selle protsessi juures, et me võime eelarve ja kõik muud asjad täiesti kõrvale, et me võiksimegi tegeleda aastaid puhtalt sellega. Ja kõige nukrem on see, et läheb siis paar kuud mööda, mingid tiimid muutuvad natukene. Just, jah, tegelikult ongi, et meie puhul ka need tiimid on ikkagi üsna agiilsed ja nüüd täna kellelegi ära fiksida, et nüüd see saab olema nüüd edaspidi sinu ala, et me päris nii ei toimeta. Et üks meie lähtepunkt ka, kui me üldse alustasime seda renoveerimise protsessi, oli see, et me peame oma pinda natukene optimeerima, mis paratamatult tähendab ka siis seda, et tiimid peavad tulema ühte ruumi kokku. On paar tiimi, kes peavad oma vahel ruume jagama. Küll ruumid on suured, üks hakkab ühest otsast, teine hakkab teisest otsast peale, kui nad ühel hetkel keset küla siis nagu kokku jõuavad. Ja kui see ei mängi välja, siis me peame hakkama juhtima siis kontoris käimise päevade siis seda voogu, et siiani see on olnud ikkagi väga töötajate puhul individuaalne või siis meeskonna kokkuleppe, aga võib-olla ühel hetkel siis me peame ka nagu tööandja poole pealt natukene reguleerima seda, kes millal käib. Räägi sellest riigisaladuse toast ka, et kui sa juba selle välja mainisid, et miks meil sellist tuba vaja on? Kas Wise'is on ka selline olemas? Meil ei ole saladusi. Väga läbipaistvad. Ma vist ei saa sellel teemal väga palju rohkem isegi rääkida. Seda tuba ise on ka saladus. Et kes tahab rohkem teada, mingi isegi chat GPT käest, et mida tähendab üks riigisaladuse tuba. Ma loodan, et meil tuleb palju projekte, mis seda vajavad, sest need on alati kõige põnevamad. Võib-olla ma küsin veel nii, et mis nihu on läinud ka, et kui nüüd mõnda aega olete siin Wise'i kontoris juba sees olnud, et kas on tulnud ka see mõte, et siin oleks võinud teistmoodi teha. Ilmselt neid asju, mida nagu pöördumatult muuta ei saa, ei ole, aga ei, midagi katastroofilist selles mõttes ei ole, et siia läks ikka nii palju seda planeerimist sisse, et ma ütleks, et suures plaanis on okei. Koosolekud okei on juba päris hästi. Koosolekuruumi on liiga vähe, alati on liiga vähe, et me vaatame, et mis siin meil nagu teha annab, et alati, kui me kolime uude kontorisse, siis me anname 90 päeva siukest sisseelamisruumi, et me ei hakka kohe tormama igas suunas, kui mingid tagasisidet tuleb. Et me kogume kõigepealt 90 päeva infot, mis võiks paremini olla ja praegu loodetavasti lähiajal tuleb siis neid 2 inimese telefonipudkassid veel juurde, et saaks teha veel rohkem koosolekuid. Küllap on praegu veel ka see efekt, et kõik tahavad näha ja nautida seda uut ägedat kontorit, mis on neile tehtud, nii et kontoris rohkem inimesi ka võib-olla poole aasta pärast hakkaks käima. Esimesed nädalad olid päris hullud, aga
ma ütleks, et suhteliselt stabiilne on isegi olnud, et vaatame, mis siin nüüd suvel hakkab. Suvepuhkused on kohe ees. Ja eks inimesed mõtlevad ka samamoodi, et ma ei hakka see esimesel nädalal minema, et ma lähen natukese aja pärast. Aga muidu ei nihu midagi kohutavat ei läinud, alati on see, et kui nii uude majja kolid, siis maja tahab ka harjuda sellega, et on ikkagi 1000 inimest iga päev sees, aga midagi katastroofilist ei ole, töö ei ole katki läinud, kõik on väga sujuv olnud, vähemalt nii palju, kui mina olen kuulnud, võib-olla sulle jälle keegi on rääkinud kuskil nurga taga mingit huvitavamat infot, aga eks sa võid mulle pärast edasi öelda. Kui palju, ütleme selle uue kontori puhul, oli seda tunnet, et nii, me peame tegema ägeda kontori, meil on vaja ägedamat kui sellel või mõnel teisel firmal. Ei olnud sellist ületruppamise momenti. Pigem on endal selline sisemine põlemine, et me tahame oma töötajate jaoks pakkuda seda, mis vastaks nende vajadustele. Ma arvan, et vähemalt minul isiklikult ei olnud aega mõelda ausalt öeldes selle peale, mida teised teevad, vaid et ise teha võimalikult hästi. Meie ikkagi tegelikult vaatasime, mida teised teevad, aga mitte selle pilguga, et saaks paremini, vaid et saab häid ideid, mis teistel on ja mis juba toimivad. Vaat see olekski tegelikult teine pool, et kust see inspiratsioon tuli, et kas mõnest Eestist, mõne välismaa firma kontorist, mõnest ägedast kohast, et kust? Me oleme käinud vist läbi ikkagi Eesti või Tallinnas asuvad kõik need ägedamad kontorid. Nüüd oleme ka Wise'is. See on ausalt öeldes päris hea küsimus, see oli päris ammu, kui me hakkasime seda siin tegema, et eks me ole ka ikka nendes teistes kontorites käinud, aga väga palju tuligi tiimilt endalt sisendeid, et mis nende vajadustele tegelikult päriselt vastaks, et lahedaid asju saaks igalt poolt kokku korjata, aga et see, mis päriselt meie töötajaid kõnetaks, oli nagu see prioriteet. Ma just mõtlengi, et see ei pruugi olla nagu, et koopia siis mõnest teisest firmast, vaid just, et kui keegi on midagi ägedat näinud, et see on nagu pannud mingi mõtte tööle, et mida võtta ja mida mitte võtta. Ja lõpuks ongi nagu koostöö väga mitme osapoole vahel, et üks on meie enda töötajate sisend ja siis on see äge arhitektuuriline partner, kes on kampla tulnud ja siis on veel kolmanda osapoolena meie puhul majaomanik, kes siis selle lõpuks välja ehitab ja peab ka heaks kiitma. Raske protsess igatahes. No vaadame, et huvitav tundub iga kiiresti kontori juurde. Muidugi. Absoluutselt. Et kui ma siin mõtlen selle peale, mis olid ma ei tea, kontori hüved nagu mingisugune 10-15 aastat tagasi, et siis keegi ei osanud unistadagi muusikatoast, et hea, kui seal on hea kohvimasin või neil on piljardilaud, mine täitsa lõpp, piljardilaud, üliäge. Aga see on ikkagi hoopis mingi teise taseme saavutanud, et kui me räägime siin nagu iga töökoha kohalt imitavat valgusest, seda on juba nagu, see on kihvt. Seisulauad ja kõik see on juba tundub standard ground on päeval. Ja kogu selline kontori ligipääsetuvus, liftid, kogu see teema veel sinna juurde, mis on jälle nagu osa standardist, et see isegi me ei peaks mainimagi seda. Et selle kohta, see on selline põnev asi, mis jääb alati silma siis, kui see on halvasti tehtud, aga kui see on hästi tehtud, siis ongi kõik väga hästi. Lähme siis jalutame, vaatame. Jah. Ma olen väga huvitatud juba. Jaa, nii palju põnevat on ja. Haip on suur. Jaa, haip on suur, just. Okei, ma loodan, et siis ei valmista pettumust.